tere õhtust, otsesaade Paar alustab. Ja täna on meil saade 51 minutit nagu tavaliselt ja meil on väga keeruline ürituste programm meie saates. Nimelt demonstreerime teile esmakordselt Eestis otse-eetris, kuidas käib siseorienteerumine. Eesti Televisiooni ülikeeruline erinevatest tasapindadest ja majadest koosnev hoonete kompleks on täna esmakordselt avatud siseorienteerujatele. Me saadame nad ülikeerulisele 28 punktist koosnevale rajale, kus loodame, et nad meie otsesaate käigus ära jääksid. Meil on omavahel öeldes otsekaamerad teatud kontrollpunktides välja pandud. Meil on täna õhtul meeldiv võimalus võõrustada siin daami, kes tõenäoliselt Eestis tutvustamist ei vaja ja kelle üle kõik eestlased uhked on. Meil on külas proua Ilon Vikland. Veel tutvustame teile ühte täiesti uudset, võib öelda vist Eestist ka esmakordselt kindlasti öelda muusikariista. Need muusikariistad on tegelikult meil valmis, neid on Euroopas ühtekokku, nagu ma kuulsin, 6, nagu ma näen, 4 on meil siin stuudios, nii et kõik Euroopa enamus sellelaadseid pille on meil siin stuudios. Nad teevad ka häält ja mängivad. Ultrakuumad elektrilised tšellod, millega me mängime täna väga tuntud popmuusikat. Meie päris ei mängi? Meie ei mängi, jah, aga meil oleme on tuttavaid, kes mängivad. Inimesi, kes oskavad paremini mängida. Ja meil on täna õhtul stuudios ka, nagu me reklaamis välja lubasime, Eestimaa kõige tuntum hääl, kes ei ole mitte keegi muu kui Lauri Saatpalu. Sina küpsitasid saiakesi, kuidas sul saiak küpsitasid? Halvasti tuli saiakeste küpsitamine välja. Ma saan kella 3 öösel juba hakkasid neid rõngassaiu tegema, kuidas sul välja kukkus siis? No, kuna arvestades sellega, et meisterkondiiter mind praktiliselt kogu aeg juhatas või juhendas, kuidas asja teha, siis ei kukkunud kõige halvemad välja. Minu üllatuseks läksid kõik need saiad muidega müüki. Ma loodan, et need osteti ka ära. Nii et ma pean tegelikult küsima nende ostjate käest tegelikult peaks küsima, et kuidas need maitsesid, et kes ostsid esmaspäeval Parkkafees, mis asub Kadriorus Veitsenbergi tänaval moosipalle, siis need olid minu tehtud. Muide, see Kronstein, mis meil siin on, see on meie orienteerumise nii finiš kui ka lähe. Siit saab see alguse selliseid kontrollpunkte maja peale 28. Kui vanasti tehti seda orienteerimust, nagu te mäletate, värvipliiatsitega kuskil põõsav ilus kriibiti kas kollane või roheline pliiats, siis nüüd on see moodne elektrooniline arvutisüsteem. Võistlejatele on nublakad sõrmused käes, nad ainult registreerivad ennast ära ja arvuti näitab, kus nad on kontrollpunkti üles leidnud. Väga keeruline kaart on meil ka, nad lähevad siis varsti siit stardivad ja üle maja jooksevad ja peaksid siis saate ajal... Aga tutvustakski neid, kes siis hakkavad startima? Sina tutvusta, mina tutvustan ühte rajapunkti, mis asub otse siin meie peade kohal, umbes 20 meetrit meie peade kohal on siin väga ohtlikus piirkonnas. Ma ronin sinna üles samal ajal, kui sa võistleid tutvustad. No, ja meil on paluda siia siis 3 vaprat võistlejat, Erki Aadli, Lauri Tammemäe ja Jürgen Einpaul ja nagu te näete, palun siia diivanile istuma. Kõik teil on numbrid igal juhul ka seljas ja mulle öeldi, et te olete Eesti 15 kõige parema orienteeruja seas. No kas jalg natukene väriseb ka, teades, et te lähete nüüd telemajja keerulisele rajale, nagu me oleme teid juba ette hirmutanud? Eks ta siuke vähe imelik on võib-olla sisetingimustes. Harjun nagu rohkem metsas jooksma. Aga ma vaatan, te võtate asja väga tõsiselt, et teil on kõik dress seljas ja numbrid rinnas ja... Ikka tuleb tõsiselt võtta. No miks te sellise asjaga tegelikult tegelete, et miks talvel müts peas ja saapad jalas ei saa metsa vahel joosta? Saab küll, eks me jooksemegi talvel ikka ka müts peas ja saapad jalas, või tossud jalas. No Lauriga tegelikult, kas see spordiala on rohkem selline nalja tegemine, mida väga tõsiselt tegelikult ei võeta? Tegelikult siseorienteerumine ei ole jah, just kõige tõsisem spordiala. See on siiski oma lõbuks. Pigem ta on nagu vaheldus metsa jooksule, et ikka talvel mõni üksikud stardid, ega ta eraldi ala nagu põhimõtteliselt ei ole ikkagi. Aga kas see tähendab seda, et tegelikult siseruumides on ikka tunduvalt kergem orienteeruda kui metsas puude vahel? No ma ei ütleks, et ta tingimata kergem on. Ma arvan, et meil siin saab täna väga keeruline võistlus olema. Füüsiliselt kindlasti on kergem, aga tehniliselt on nikerdamist palju. No me saame seda näha, kuidas poisid rajale lähevad ja kuidas nad tagasi tulevad. Mõne hetke pärast me tegelikult anname ka stardi siit samad stuudiost. Enne veel aga lähme siis üles pildiga sinna kohta, kuhu tegelikult ka teie peate mingil hetkel jõudma ja vaatame siis, Marko püüab rääkida juttu selle orienteerumise korraldajatega.
No ausalt öeldes võttis minul juba võhmale siia üles tulemine. Paarisaade toimub siin all, 20 kilomeetrit all. Me oleme siis siia üles roninud oma kaamerate ja mikrofonidega ja 2 peasüüdlast on minu mikrofoni ees siin. Nimad on siis need mehed, kes 2 päeva jooksul on telemaja tundma õppinud. Kui ma seda kaarti teile näitan, siis näete, see on nagu üks kaardi pool, see kõik on siin telemaja ja siin on veel teine ka. No kuidas see telemaja siis tundub? On ta piisavalt keeruline, on ta selline tõsine väljakutse ühele siseorienteerujale? Seda kindlasti, et raske on leida, ma usun Eesti pealt selliseid väga keerulisi maju ja see on tõenäoliselt üks sellist kõige keerukamatest, et raske on midagi veel keerulisemalt välja mõelda, sest korrused ei klapi oma vahel, erinevad korrused või erinevad koridorid, trepid ei lähe igale korrusele välja, osad hakkavad kuskilt keskelt pihta ja nii edasi, et suhteliselt raske oli siin orienteeruda, et meile jalutasime 3 tundi seda läbi ja üritasime seda plaani peale saada, et võrreldes nende võistlustega, mis siiamaani on toimunud hallides, on see ikka mitte isegi nagu järgu võrra raskem, vaid ikka veel rohkem. Mitu korda endal õnnestus siin eilse päeva ja tänase päeva jooksul ära eksida? No, mitte üle paari. No kuidas täna? Te olete ise supermeister orienteerute, ise olete need mehed, kes siis radu paika panevad, järelikult peate seda võistlejatest veel paremini seda tehnilist külge tundma, et kuidas need tavaliselt need võistlused käivad, et kuidas tavaliselt siseorienteerimist korraldatakse? Esmalt on, ehk siis loodetavasti, kui kaart on olemas, siis võetakse see, pannakse punktid, planeeritakse rada, käiakse koha peal, kontrollitakse, kas klapib, midagi on vaja parandusi võib kaardile teha ja järgmine ongi radade vormistamine ja võistlus. No tavaliselt olete, nagu ma tean, teinud neid võistlusi spordihallides sees ja teil ei ole sellist head ruumi kätte sattunud. Olete te pöördunud ka üleskutsetega, et praegu te võite teha üleskutset, kellel on keerulisi asutusi, te olete nõus orienteeruma tulema. Täna on esmakordselt muide Eesti ajaloos, kus siseorienteerud, kes 2 aastat on üldse tegutsenud siseruumide sellise vähem isegi, sellise päris ruumi kätte saavad. Mis teie selline ideaalruum võiks olla? No, selles mõttes, et keerukusastmelt ETV on muidugi väga hea, aga samas siia näiteks 3 inimest on hea jooksma panna, aga 50, 60, 70 inimest juba läheb raskeks, eks ole. Et selles suhtes hallides on jällegi vastupidine, et sinna võib veel rohkem panna, eks ole, aga jälle keerukust on vähem. Et selline tasakaal peab olema, et kus on sellised suured hooned, kus on mitmeid korruseid, aga samas laiad koridorid näiteks, et kus mahub jooksma. Et tehased näiteks midagi veel, et miks te seda üldse teete? Miks selline ala nagu siseorienteerumine, ruumides ringi eksimine, kus üldse tulnud on? Miks te selle peale tulite? Hea küsimus. Selles mõttes, et idee tuli, et talvel peaks ka nagu midagi tegema. Et talvel lumi maas, väljas orienteeruda on raske ja kuna välismaal on seda varem ka harrastatud, siis me mõtlesime, et võiks nagu siin ka teha. Aga seal natukene on teistsugused on need võistlused, välismaal tehakse neid natuke lihtsamaid. Et me mõtlesime, et kui juba teha, siis võib ju keerulist teha. Et sealt sai see idee nagu alguse, et eelmine talv sai nüüd 4 korda hallides proovitud ja see talv tuleb nüüd veel 7 korda. Et nendest 6 tükki tõenäoliselt tulevad ka tavalises hallides ja 1 natuke sellises ka spordihoones, aga natuke teistsuguses. Et meil on üks asi on veel see, et käib ikkagi võistlus, et kõik inimesed, kes finišeeruvad, on ikkagi higised ja tahavad pesta. Aru saada, meil on duširuumid siin televisioonimajas ka olemas, et me saame nad duši alla ilusti suunata. Kui kindel sa oled, et võistlejad kohale jõuvad? Umbes planeerisite 10 minutit stardist finišeni. No meil on aega tegelikult saada meil 51 minutit pikk. Praegu on saate algusest umbes 10 minutit juba läinud, 30 minutit on. Et kui kindel sa oled, et kõik meie võistlejad, me saate lõpuks finišipunkti tõepoolest tagasi jõuavad, me saame nendega intervjuud sooritada? Lootuses nad elusad ja terved on, siis ma olen suhteliselt 100% veendunud selles. Me oleme neid kõik instrueerinud, siin üleval on sellised, ega siin tegelikult on ohtlik otseselt ei ole, siin on kindlad pinnad kõik, aga ettevaatlik tuleb olla, sest põrand on küll siin ääretult ebatasene. No siin üleval ühe punktina te korraldasite siis sõna otseses mõttes labürindi. Mida see labürint tähendab õigupoolest? No põhimõtteliselt, kui nüüd maja peal, eks ole, on ka ju tegelikult labürint, on lihtsalt pikad koridorid, erinevad ruumid ja nii edasi, siis kõik kokku surudes tekib selline pilt, et on väiksed läbikäigud, meetri laiused ja siin on
8x8 ruudustik on nendest piiretest juba ennem olnud, et me oleme mõndadesse kohtadesse lindid vahele tõmmanud ja seda keerulisemaks teinud. Okei, nad peavad ise tee leidma kontrollpunktid ja siin on neid näha, aga kus te teate, et nad otsa ei põruta siit lindijalt läbi, et nad ikka ausalt seda asja teevad? See on neil kaardi peal läbimatu tõkkena märgitud kirjas. Võistlejad teavad, et seda ei tohi ületada ja tavaliselt on nendel suurematel võistlustel, kus me oleme hallidest teinud, seal on umbes 5 kohtunikku meil platsi peal, kes ainult seda jälgivadki, et keegi üle millegi ei ületaks. No meil on omad kohtunikud ka siin, kes meie võistlust siin tähelepanelikult jälgivad. Meie aeg on täpselt seal maal, et me anname võistlusele stardi ja mina lähen järgmisse kontrollpunkti, et ootama esimesi võistleid. Anu, ma annan sõna sulle. Võtame sõna vastu ja poisid on igal juhul algul väga tõsiste nägudega muide neid kaarte silmitsenud, mis meie õigmini võistlejate jalge ees maas on. Nüüd nad naeratavad lõbusasti, sest et plaanid on ära vaadatud. Loodetavasti te olete rajalt tagasi, nagu korraldajad lootsid. Nii et mul on hea meel anda meie võistlejatele start. Nii, teeme vana kombe kohaselt. Tähelepanu, valmis olla, start! Nii et Marko siis õige pea kohtab neid juba järgmises kontrollpunktis. Meil on hea meel tervitada aga stuudios Ilon Viklandi. Tere õhtust! Tere õhtust! No Ilon, missugune teie suhe spordiga on? Meil on täna siin suur sportimine saates. On väga hea olnud enne, kui ma läksin nii vanaks, et mul põlv haige on. Ma olen üks vana iidla tüdruk. Olen võimlemas käinud, ma olen suusatanud, ma olen uisutanud ja olen metsas koeraga käinud. Nii et ma olen väga hästi elanud ja ennast liigutanud. See on ju tähtis, eks ole? Väga tähtis on see. Meil on hea meel, et üle hulga aja jällegi Eestisse olete tulnud Haapsallu. No kuidas siis Iloni imedemaal ehk et Haapsalus siis teie muuseumil asjad edenevad? Kuidas seal lähevad asjad? Läheb hästi, me olime täna seal ja nii et ma just kuulsin, et arvatavasti nad saavad hakata edasi ehitama, mis seal üleval korral saab olema lastele üks tuba mängimiseks ja tegemiseks ja siis ka õues teevad midagi, nii et järgmisel suve ma loodan, et saab uusi asju näha jälle. No tegelikult see muuseum on juba praegu väike kogu selle suure kunstihulga jaoks, kogu oma loomingu, mis te Haapsalule kinkisite 800 erinevat täiest. Kõik on paki sees kuskil, nii et nii palju pilte ei näe. Kas te jätsite ka mõne endale koju ka, et saate seina peale riputada või kinkida? Jätsin küll. Ma olen nii palju joonistusi teinud, need jätkuvad isegi enesele ja mõned minu lemmikupildid ma jätsin enesele. Kui sagedasti te üldse joonistate? Et kas te joonistate iga päev või te praegu enam nii sagedasti ei joonista? Kui ma teisi asju pea tegema, nagu ringi sõitma ja siis raamatutesse kirjutama ja siis intervjuusid andma, siis ma katsun joonistada, sest see mulle meeldib kõige rohkem. No kui te joonistate ja vaatate neid raamatuid, kus te annate autogramme, no kas te vaatate siis ka sedasi, et see Ilon Vikland on üks pagana hea kunstnik? Ei, seda ma kunagi ei vaata. Isegi kodus mul ei ole ühtegi enese pilti seina peal, sest niipea kui ma oma pilte näen, siis kõigepealt mõtlen, et kas mina olen selle teinud, kas see on kaua aega tagasi ja siis ma näen, aga see on valesti ja see on valesti. Nii et ma ei vaata enese pilte üldse. No praeguse suurte kogemustega ja teadmistega, mis teil elu jooksul saadud on, kas te teeksite praegu oma elu alustades midagi teisiti? Ja ma tahaksin võib-olla, aga mul ei ole häält, ma tahaksin laulda, aga mul ei ole häält, et siis ma ikka joonistan hea meelega. Aga te kooris kuskil käite laulmas või kodus laulate endale? Mitte enam. Minu lapsed ütlesid, et ei taha kuulda, kuidas mina laulan. See on õigus. On teil ka selliseid nõrkuseid? On teil ka selline, et te olete aeg-ajalt laisk ja te ei taha teha ja teile meeldivad ilusad asjad ja... Aga seda ma ei mõtle teile rääkida oma nõrkustest. Aga teil on neid? Muidugi, kõikidel on.
kõikide on, aga miks ma siin istun ja ütlen, et seda ma ei oskan. Ma ei ole väga, seda ma võin öelda, see on mul väga teeb häbi vahede vahel, ma olen mitte tehniline. Nii et mul on raskusi mõnede asjadega, aga siis ma küsin oma laste ja lastelaste käest. Nii et oma iPodi ja laptopidel igal juhul ei ole? Minul on arvutus ja see oli alguses hirmus raske, aga ma hakkan saama, sest mind see huvitab. Ja siis, kui midagi huvitab, siis õpib ju kiiremini ära. See mulle meeldib, aga kui mõelda, et minu isa ja onu olid väga tehnilised insenerid ja mul ei ole mitte midagi sellest saanud, aga mul olid ema ja 2 tädi olid kunstnikud, nii et ma olen seda saanud. Aga kas see natuke ei tee teid murelikuks kogu see tehnikavärk, kõik need arvutid ja MP3 mängijad ja iPodid ja kõik võimalik muu tehnika, et lapsed, kellele tegelikult ega praegu raamatuid kirjutate, ei taha enam raamatuid lugeda. Nemad tahaks kogu aeg arvutis olla. Ja see on natuke kahju, sest see on ju niimoodi, et kuhu sa lähed, sa saad alati raamatu kaasa võtta ja igale poole sa ei mitte võtta arvutuse kaasa ja see on kuidagi nii tehniline ja see on ei jätta midagi fantaasiale üle, et ise võid midagi mõtelda. Kui raamatut lugeda, siis on suur vabadus, et ise mõelda midagi sellest, mis sa loed. See on suur vahe. Suur aitäh, Ilon, me teeme väikese katkestuse, me vaatame vahepeal, kuidas meie orienteerivatel läinud on. Me jõuame orienteerumisvõistlusel tegelikult väga õigel ajal siia. 2 võistlejat on ühe korraga võistleja 1 ja 2 on just õigel ajal jõudnud siia. Meil siin aeg tegelikult jookseb, kui me siit arvutist vaatame. Mõlemal on aega, esimesel võistlejal on aega, sina jõudsid, ma ei mäleta, kumb esimene, sina jõudsid esimesel siia. See number 2 jõudis esimesel siia, näete, ta on 86 sekundit veel siin olla. Sellel ajal võistluses number käib, et aeg seisab, et kõigil on 2 minutit aega siin AK stuudios otse internet. No, kuidas Raja esimene, tulge see mulle natukene lähemale. Kuidas Raja esimene, lasage siia kõrvale, esimene pool siis nagu sujus, oli lihtne leidna? Alguse pool oli üsna lihtne, aga kuskil siin lõpupoole tekkis selline probleem, kus me Erkiga 2 seisime ühe koha peal ja Jürgen tagant meid juba kätte sai. Et oli ikka segadust väga palju. Noh, kuidas siis esimeste punkt, mitu punkti praeguseks juba avastatud on? See oli 9 vist. Jah, kui erinevatele korrustele viskab, siis ei saa enam mitte midagi aru, mis trepp kus on ja siis läheb nagu vähe. Enam-vähem nagu jagab lahti, aga suht keeruline ikka. No arusaadav, teil on siin pool võistlust on vees. No kui tõsiselt võtate, sellised nublakad on käe peal, see siis registreerib siin samas kontrollpunktis, mida te selja taga siin näete ära. Kui tõsiselt te see võistlust võtate, et jooksete ikka nagu öeldakse täie mafiga siin või vahepeal jalutada ka? No siseorienteerumine on selline võistlus, kus tegelikult nagu päris täiega ja joosta peaaegu, et ei saagi. Sellepärast, et niimoodi võib lihtsalt kaardi lugemisega probleeme tekkida. Peab kaardi lugemiseks nagu aega võtma ja ikkagi mõned ikka kõndimistammud tulevad ka sisse. No arusaadav. No ma lasen sul nüüd teele, näed, sul on 7 sekundit aega, 6, 5, 4, 3, 2 ja 1 ja sul on veel ka 16 sekundit. Oled oma järgmise punkti järgi vaadanud. Tead sa, kus poole sa jooksma pead, kui me siit AK stuudios sind edasi laseme? No, uksest välja. Ei, mingi aimdus on, aga suhteliselt keeruline. No nii, ma ei näe nüüd kella läks meil kaadrist hetkel välja, ma kohe vaatame. 1 sekund ja sa võidki edasi joosta. Kolmas tule ka minu poole, et me saame sinuga 2 rääkida. Kuidas siis võistlus läks? On piisavalt keeruline? On küll keeruline. Ma olin lootusetult korras allpool, kui ma oleks pidanud olema. Et telemaja on üsna selline südamete murdmise ja üllatusi täis hoone. On tõesti, jah. No hea küll. No me oleme siin, näed, sul on kellaaeg jookseb, sul on praegu aega siin 92 sekundit, see alumine on seal sinu aega hinge tõmmata. Et kui sa siit välja lähed, siis tead, kuhu poole sa suundud või? Ausalt öeldes praegu veel ei tea, aga ma üritan selle nüüd välja selgitada. Igatahes sul on aega mõelda, me anname siit AK otsestuudiost edasi meie paari stuudiole jälle sõna tagasi, et Tanu, ole hea, sa võid intervjuud jätkata ja me võistlejate kohtume siis, kui nad taas juba kord finišeerivad. Meil on stuudiosega jätkuvalt Ilon Vikland, kes enam kui 40 aastat on illustreerinud Astrid Lindgreni raamatuid ja me jätkame Astrid Lindgreni teemadel. Kui sagedasti ja mis hetkedel te Astridi peale mõtlete? Ja nüüd viimasel ajal iga päev
sest väga palju on olnud tema sünnipäeva pühitsemist, 100-aastane sünnipäev, nii et midagi iga päev mõtlen, aga ma mõtlen tema peale muidu ka, mitte ainult praegu. Te ise kirjutate lasteraamatuid ja Astrid Lindgren kirjutas lasteraamatuid. Mis te arvate, mida Astrid teie raamatutest arvanud oleks? Mina ei oska kirjutada, seda ma ütlen kõigile, et kui ma olen Astrid Lindgreni seda manuskripti lugenud, siis ma saan aru, et mina ei oska üldse midagi raamatut kirjutada, nii et ma olen parem joonistamisega. Aga kui mõelda natukene veel kord teie koostöö peale Astrid Lindgrenini ja seda, et see oli niivõrd pikk. Kas te tegelikult vahel kunstnikuna mõtlete ka seda, et tegelikult see illustraatori töö on üsna piire seadev? Et te peate lähtuma sellest, millest lugu on ja mis autorile meeldib täpselt, et kas see samal ajal ei ole võtnud ära teist seda loomise vabadust või seda kunstniku vabadust, mida kunstnikul kõige enam tarvis on? Et kas te vahel kahetsete nagu ka seda? Ei, kunagi. Ta andis mulle väga suure vabaduse. Ma sain manuskriptid ja ma lugesin ja siis ma küsisin ja tema jutustas, me rääkisime väga palju ja ta ei ole kunagi mulle öelnud, mida ja kuidas mina pean joonistama. Mul oli suur vabadus ja sellepärast ma sain temaga koos töötada. Sest kui mul vabadust ei ole, siis mina ei saa midagi teha. Ei saa joonisa, ei saa muud asju ka teha. Ma pean ennast vaba tundma. Kas Astrid Lindgreni nendes käsikirjades, raamatutes on midagi sellist, mida tänapäeva lastekirjanikud enam ei oska kirjutada või nad ei tule selle peale? Ei, ma usun, et see, mis on Astrid Lindgreni teeb teda nii suureks on, et ta oskab nii väga lihtsalt kirjutada, aga kõik on seal olemas ja kui mina illustreerin tema raamatut, siis seal on nii palju pilte sellest teha, et ma võiksin filmi sellest joonistada ühest raamatust. Aga kui hästi näiteks teil praegu käes on see, et võiksite te praegu paberi ette võtta ja Karlssoni valmis joonistada? On see nagu selline lihtne tulema? On küll. Ma oskan ju joonistada. Joonistate vahel Karlssonit ka? Jaa, seda ma katsun mitte niimoodi, et inimesed tulevad minule juurde ja ütlevad, kas ma saan neile Karlssonit joonistada, seda ma ei tee. Aga kui raamatus ette tuleb, siis ma joonistan. Kui hästi te, Ilon, olete kursis aga Eesti eluga, et jälgite te seda, kes meil on ministrid, mis probleemid meil majanduses on, mis kunstnikud, mis töid meil teevad, mis näitused on? Jaa, ma katsun tõesti kohe, sest ma olen ju eriti eelmisel aastal päris palju Eestis olnud ja eriti Haapsalus olnud, nii et mina jälgun päris hästi, mis siin juhtub. Meil on hea meel, Ilon, et te täna meil külas olite. Meil on aga valmis C-Jam'i nimeline väga moodsate elektriliste tšellodega kvartett kohe mängima ja nad hakkavad mängima APA muusikat. Kuidas teil APA meeldib? Jaa, meeldib hästi. Olete ise ka proovinud mõnda APA laulu laulda? Ei ole. Seda ei ole. Ma tean oma piirid. Aga APA lugu igal juhul tšellode esituses nüüd tuleb, nii et ei ole muud kui Palun ja C-Jam.
suur aitäh, see oli siis ansambel Sea Jam ja vaatame, mis pillidega siis õigupoolest tegemist on. Kutsume ühe cello mängija Villu Vihermäe siis ansamblist siia ja ma saan aru, et need on täiesti uued pillid ja vähe sellest, et Eestis, ma saan aru, et ka Euroopas peaaegu mitte kellelgi sellist pille ei ole. Mis selle siis eriliseks teeb? No tõenäoliselt seda, et neid ei kasutata väga palju. Ja meil tekkis selline mõte ja siis, kuna kevadel meil sai tehtud palju mänge, kus oli tarvis võimendada, kuna tavalist akustilist pilli on teatavasti väga raske üles võimendada, et see nagu kvaliteetselt see heli jõuaks nagu rahvani, siis meil tekkis selline mõte ja kuna oli olemas häid inimesi ja hea kirjastus avitas meid nende pillide omandamisel, siis sai tegu teoks lõpuks. Ma saan aru, et see avitas selles mõttes, et see ei ole väga odav riist ei ole. Ta näeb ju küll palju selline kõhnem välja kui õige cello, aga see hinda ei tee sugugi kõhnemaks, nagu ma aru saan. Hinda kõhnemaks ei tee, ta teeb kuigi palju, ta on ikkagi odavam, kui nüüd hakata tavalist korralikku instrumenti endale ostma, aga siiski ta on kaunis kulukas. No palju see maksab? No ikka mitmeid tuhandeid eurosid. Sa ei taha täpselt öelda, palju ta maksab? See igaüks võib järgi selle ise vaadata, need on olemas täiesti. Mis ta siis nii eriliseks teeb? Ma palusin, et sa võtaksid, nagu öeldakse, juhtmega koos tuleksid siia, et mis erilisi hääli ta nagu kuuldavales suudab tuua, mida üks tavaline cello ei suuda? No antud hetkel tal on juhe taga ja tal on siis see mikrofon või helipea on siis roobi alla paigutatud, et see heli võetakse otse siit ja on seda, kuna praegu meil erilisi efektiblokke siin kaasas ei ole, siis ta praegu teeb tavalist cello häält. Ja seda võimalik siis, aga kuna me võtsime selle ideega, et ka tulevikus ka heli sünteesida ja võimalikke efekte vahele sinna poetada. Niimoodi, et me võime sellega teha siis trummist kuni karuhääleni välja tõenäoliselt. No karuhäält praegu teha ei saa. Karuhäält praegu teha ei saa. No teil on solist ka Luisa Värk, ma saan aru, on teie Sea Jam'i uus solist. Kas teil selle sama kuulsa Soome apokalyptikaga väga sarnased ei ole? Nii te ootasite, et ma küsin seda? Loomulikult jah, seda ma kartsin. Aga ei, me ei ole, me ei püüa kedagi jäljendada ja meil on nii palju ühist, et nii nagu nemad on cello ansambel, oleme ka meie cello ansambel ja mõlemad teeme kergemat muusikat ja nii palju meil ongi ühist. Mis teie repertuaar on, mida te mängite? Me oleme siin võtnud siis seada cellodele kõikvõimalikke endiseid ja praeguseid poplugusid 70-ndatest, 80-ndatest, 90-ndatest, selliseid hitte ja loomulikult ka on, mis seal salata, kuna klassikaline instrument on, siis ka klassikalist muusikat mängime. No te olete kõik tegelikult klassikalise muusika taustaga, Margus Uus, Andreas Lend, Pärt Arvas ja sina siis Villu Vihermäe, kõik mängite ERSOs. No kuidas üks selline tähtis orkester nagu seda ERSO on, vaatab selle peale, kui tema pillimehed vabal ajal popmuusikaga tiiba ripsutavad? Ma arvan, et asi ei ole üldse nii hull, et loodetavasti hea tööandja vaatab sellele kui ansambli mängule ja igasugune erialaline tegevus ja siiski väljaspool tööaega on ju väga teretulnud alati. No võib-olla sa võlud meilt mõne sellise toreda heli, oma lemmikheli siit. Lemmikheli on ikka häälestamise heli. On hääles? On. Suurepärane, suur aitäh Villu Vihermäe, aitäh ansambile Sea Jam meil musitseerimast. No meil on nüüd seisukord on selline, et me peaks jätkama intervjuude tegemist siit sohvalt, kus siis meie võistlejad peaksid olema tasapisi kohale tulnud, et siis teha võistlustest kokkuvõtted ja ma tasapisi, aitäh sulle, et ma tasapisi liigungi siia võistluspaigale, et siis vaadata, kuidas võistlejatel on meie orienteerumismängus läinud ja nagu te näete, meie orienteerumismängus on meie võistlejatel läinud niimoodi, et me planeerisime nende võistlusalada 10 minutile. Nüüd on saate algusest meil läinud aega juba, kell on 20 ja 38, 40 minutit ja nad ei ole siia veel jõudnud. Ilmselgelt, Jaan tuleb mu siia kõrvale, ilmselgelt on nad ära eksinud ja korraldaja Jaan on meil siin nagu võistlust jälgid. Kus sa oled siis meie head võistlejad eksitanud? Mulle tuli juba 3 minutit tagasi tuli viimase minuti hoiatus, et nad peaksid minuti pääst siin olema. Aga kuna
eelviimane punkt on siin lähedal, eelviimane punkt on teises maja otsas. Võistlejad tuleb, praegu tõesti üks ühele, kumb võistleja võidab, nagu näete. Number 1. väga täpselt ajastatud. Tulge, istuge siia. Nii, ja kolmas võistleja tuli ka. Meil oli just väike mure teie pärast, et nii. Sa saad, Jaan, samal ajal siis vaadata, et kas kõik registreerivad üles, kas kõik on kõik kontrollpunktid läbinud ja võistlus on toimunud reeglite pärast, et me saame, nagu öeldakse, aja kinni lüüa, et siis võistlejad on määruste pärast käitunud. Nii, no palju õnne siis, palju õnne võitjale. Ei ole võitja midagi selge. Võitja veel ei ole selge, sest jah, õigupoolest siis enne võitja välja kuulutamist tuleb siis vaadata, kas kõik punktid läbinud. Paistab, et... Kuidas sa kommenteerid, kes on võitja, kas me saame võitja välja kuulutada? Jah, see on Jürgen. Palju õnne, Jürgen, palju õnne. Erki küll jõudis 1 sekund varem finišisse, aga eelviimase punkti jättis võtmata. Nii, Erkil tuli Vimka sisse, on teise koha mees, nagu ma aru saan või? Ei, nullimees. Nullimees suisa, jah? Sina oled siis teise koha mees. Number, sina oled teise koha mees ja siis sina oled nagu nullimees. Kuidas siis rada oli? Me ootasime teid siia tükku maad varem, aga ma saan, et te jõudsite väga viimasel hetkel. Kuidas siis kommentaarid otse rajalt on? Väga emotsionaalne võistlus, võib öelda. Stuudiot ei leidnud üles pärast. Viimast punkt. Lõpuks juba mõtlesime, et peab hakkama inimesi küsitlema, et kus kohas seda paarisaadet filmitakse. Nii et väga lihtne see ei olnud. Ma vaatan, et higi on ikka lahti võtnud, et see ei ole midagi selline naljavõistlus, et lihtsalt tulete ja jooksete läbi, et tegemist ikka tõsise võistlusega, jah? Tõsine töö, jah. Mis siis kõige raskem oli? No see korruste kokkuajamine. Metsas enamasti mitmel erineval tasandil võistelda ei tule niimoodi, et see on nagu natuke harjumatu. Esmapilgul, eriti kui valem telemajas pole käinud ka, siis sellised kaardid ikka on problemaatiline välja lugeda, et missugune korrus see missugune on. Mingid erinevad korpused F ja G selle järgi põhimõtteliselt. Mis siis Erki sulle kõige raskemaks sai? Missugused punkti kõige raskemaks? Kus sa mööda põrutasid? Mis punktis sa mööda põrutasid siis? Ei, no me siin viimase punkti tulles olime nagu kõik koos ja ei suutnud sealt F2,5 pealt leida üles, mis ta siis on, G-d või? G1. Jah, me ei saanud nagu kuskilt läbi ja me ei saanud mitte midagi aru. Just viimase tulles. No Lauri, mis sinu jaoks kõige raskem punkt oli? Põhimõtteliselt ma vist veel juhtisin eelviimases punktis. Aga siis oligi jah, seesama viimasesse punkti siia jaoks. Ei suutnud kuidagi välja lugeda, kuidas siia pääseda. Sattusime kõigepealt kinnise ukse taha. Jah, kas ta edasi ei saanud? Ja siis sattusime lõpuks üldse, ekslesime natuke keldris veel ringi ja... No kui palju siin teiste võistlejate pealt saab üldse jälgi võtta, et aagite kellel ennast sapp, lähete tema järgi ja see muudkui loeb kaarte, teie ainult muudkui jooksete ja viimasel hetkel purutate tõest mööda? Rajameister oli võidelnud selle vastu, et igal ühel oli natuke erinev rada. Et päris ühe samu punkte võtma ei pidanud. Et aga eelviimases punktis ma veel arvasin, et teised on lootusetult teest ära läinud. Aga üllatusena, kui ma tahtsin koridorist paremale keerata, siis nemad tulid mulle paremalt vastu. Et siis ma pean tunnistama, et lõpus ma võtsin küll ainult nende järgi ja vaatasin, lootsin, et nemad äkki teavad, kuhu minna tuleb, aga ei teadnud nemad ka päris täpselt. No kuidas sa ise rajameisterina hindad seda raja nagu keerukusast, et nüüd kui võistlejad on nagu väsinud, aga õnnelikult ja õnneks ka elus siia meie stuudiost tagasi jõudnud? No, arvestuse järgi oli niimoodi, et 10 natuke rohkem minutit, et tuli 18. Et jah, ma natuke võib-olla ise käisin, alguses tundus mulle eile ka väga keeruline see maja, aga kuna ma mitu tundi käisin ringi, siis lõppkokkuvõttes võib-olla natuke mind pettis juba ära, et ma sain juba nagu nendest korrustest aru, eks ole. Et kuigi siin mitu minutit läks praegu kindlalt selle eelviimase punkti peale, kus nad pidid teisel poole maja jooksma, kus reaalselt oleks võinud minutiga läbida edasi-tagasi ja neil läks siin 3-4 minutit vist selle peale, et... No kus siis huvitav on võistelda? Ma tahan, et te vastaksite, et majades sees, aga te vastake ise, kus siis huvitav on võistelda? On kas sellist tõesti reaalses situatsioonis ühes keerulises hoones või siseorienteerimist spordihallist? Kõige huvitav on metsas ikka, mulle meeldib. Metsa ei ole meil käe pärast. On. Tallinnas on palju metsa. Talvel ei taha metsast teha. Kuidas siis tundub selline sisetegelus tõelises ruumis?
Treeninguna on kindlasti väga hea, väga intensiivne kaardi lugemine ja kõik. Kuna vahemaad on tunduvalt väiksemad kui metsas, siis tuleb hästi kiiresti tegutseda ja nagu mõtlemist on rohkem kui jooksmist. Nii et suur mõttetöö, suur aitäh teile kõigile meile tulemast ja siin võistlemast. Me jätkame oma saate järgmiste teemadega. Anu küpsetas möödunud nädal kõvasti saiu. Anu! Marko! Paar!